Tere tulemast kuulama Murevabaks podcasti! Ja tere ka minu poolt. Me pole nüüd päris ammu tegelikult näinud ju. Või tegelikult nägime. Siuke tunne on, nagu ei oleks juba ammu teinud midagi siin. Ja mul on ka siuke, ma arvan, et see on sellepärast ka, et nagu elu on nii kiire olnud ja siuke tunne, et ma ei saa ka enam, mis päev on. Ja, et muid asju on vahepeal nii palju. Ei konkreetselt nagu, ja me vabandame juba ette ka, et ei saanud seda kuulata reedel, et lihtsalt meil juhtus niimoodi, et me praegu salvestamegi seda reedel, et paneme nii ruttu välja, kui saame homme ülehomme või kui juba siis äkki juba täna ei usu, aga homme. Nii et väga tore, et ikkagi kuulata ja meil on muidugi ka sponsor Värska Vell, kes annab meile juua ja muidugi meie ruumum, kus me oleme. Nii et aitäh ka meie sponsoritele ja tänu teile me seda podcasti saame nii toredalt teha ja kes tahab meie sponsor olla, siis jätke teada. Ja hea meelega võtaks juurde, sest täna on ju ka siuke teema, et väga aktuaalne on seda paluda. Täpselt. Aga tutvusta siis sina, millest me täna räägime? Täna me räägime siis sotsiaalmeedia koostöödest põhimõtteliselt natuke enda kogemusi, nii negatiivseid, positiivseid, vaatame, mis koostööd inimesed on teinud ja no vaatame, kui laialt me jõuame arutada seda, aga lai termin on sotsiaalmeedia ja koostööd. Koostööd on tegelikult hästi huvitav teema minu meelest. Ma mäletan, kus nagu kunagi üliammu tuli ja siis ma saan mitte midagi aru, miks inimesed kirjutavad nagu hashtag koostöö. Ma nagu mis kuradi koostöö, vaata. Et mingi mida? Aga nüüd on see nii hästi nagu minu meelest. Sa pead olema ikka mega hea sisulooja, et ma ei saaks aru, et see näed. Või noh, hääd on siis nagu koostöö ja sama asi inglise keeles. Aga ma pean ka ütlema, et mind kuidagi ajas üha vähem häirivad nagu koostööd. Või ma ei tea, kas nagu ma olen nii ära harjunud, ma ei kujuta ette, mis on nagu ma vaatan tegelikult nagu koostööd täna nagu tavalist sisu ja ma ei ütleks, et see häirib. No kindlasti on erandeid, kes nagu teevad kehvasti nii-öelda, onju. Sest mõned on vaata sellised, kes on nagu oi, tule vaata mu lemmikud ripsmetussi. Ja see on jah siuke. Ma pole kunagi nii head ripsmetussi näinud. Ja siis 6 aja pärast on järgmine ripsmetuss, mis on samamoodi. Minu meelest see on nii imelik ja ma hakkan nagu üha nagu tihemini mõtlema selle peale, kui nendest koostöödest räägitakse, et mille alusel inimesed neid tihti nagu valivad ja ma arvan, et seal on hästi mitu kategooriat. Et on inimesed, kes on nagu a la mallukas täna, on ju, kes saab valida, mis ta teeb. Et tal ei ole seda, et nagu raha on vaja, või no ma ei tea, on ju, aga tundub nagu niimoodi, et ta saab ikkagi teha valiku ja tal on inimesed pakkujaid nii palju, on ju, et seda inimest ma nagu usaldan, vaata, kui ta midagi reklaamib. Mul on tunne tema ükskõik, mida ta reklaamib, inimesed ostavad nagu. Kõik müüaks välja. No, ma ise olen ka ostanud selles mõttes. No, sama, jaa. Aga selles mõttes see näitab ju seda, et ta müüb tegelikult häid asju, vaata, inimesed usaldavad teda, aga siis on nagu sellised teist tüüpi, kes teevad seda kõike selleks, vaata, et saada nagu raha või noh, et tema palk ongi see, et ta teeb koostöösid ja nagu suht vahet pole, mis see on, vaata. Ja siis vahepeal sa satudki, kus nagu ülivale inimese otsa satub ülivale koostöö. Niimoodi, et nagu sa ei oleks mitte kunagi seda ise ostnud nagu ma või kihla vedada. Jah, tõsi, see on küll. Ja noh, olen isegi vist seal teises otsast pigem, on ju. No minu arust isegi on see 3. kategooria ka, kuhu võib-olla ma vähemalt mingis osas liigitun on see, et sa teed seda nii-öelda selle eesmärgiga, et jõuda kuhugi, on ju. Ehk noh, sa võtad enamiku asju vastu, et nagu tekiks see kuvand, et sa teed koostöid, on ju, ja noh, kõik see. Siuksed algajad siis üle, et kindlasti on see nagu tore vaata, et tänu sellele sa ju jõuadki kuskile, on ju. Just. Aga just vaata mõned nagu siuksed suuremad näod nagu, kellel sa ootad, on ju, et nad teevad mingid nagu üliläbimõeldud siis nagu koostöid ja siis sa vaatad mingi, kes see just oli, mingi Grete Paia oli mingi kasiino äädid. Ma olin nagu mõtleb, raha pakuti või? Ja no võt vaata kasiinod ja kõik see on täiega, tõenäoliselt see raha liigub ja seda on ju minu arust üha rohkem on näha, et kõik siuksed suuremad projektid on nagu kaasatud vähemalt üks. Keegi minu meelest kunagi avalikustas ka, et kasiinod pakuvad ikka nagu väga haiget raha neile. Et nagu me ei räägi nagu 100 eurodest või nagu 1000 eurodest. Ja no ongi, võtaks isegi. Ei, no võtaks tõesti, andke ainult siia ja isegi kui ma kasiinis pole kunagi käinud, siis no tead. Aga jah, selles mõttes ma ei teagi, äkki võtame ette nagu need koostööd, mis me oleme ise teinud, et sinul selles mõttes inimesed nagu rohkem natuke rääkida, et ma ei tea, kas sa tahadki kõiki ette lugeda võib-olla. Ja vist ei ole mõtet, jah. Võib-olla mingid siuksed, mis on väärivad erilist tähelepanu. Ja, no ma võib-olla sealt võin alustada, et kust ma nagu kunagi üldse alustasin, on ju, et minu kõige esimene koostöö oli, kui ma õigesti mäletan, üks ehte bränd, mingi täiesti suvaline välismaa bränd, on ju, mingi Brother and Sisters vist. Kirjutasid, saatsid mingi ülihaige meili, vaata, no selles mõttes siuke, et sa vaataks, et see on mingi skämm, on ju.
ja see oli veel niimoodi, et pool pead maksma ise, onju, et nad pakkusid nagu -50% koodi ja ma tegin nendega suht pikalt koostööd, sest mulle meeldisid need ehted, onju. Siis sa iga kord pidid ostma või? Ja, aga seal oli mingi case, et ma ei mäleta, kas oli see, et nad andsid mulle koodi ja ma sain nagu, et kui keegi ostab, siis ma saan nagu sealt mingi protsendi umbes, onju, või no, et see nagu tundus kuidagi fair game, onju. Okei. Et nendega ma tegin suht kaua ja siis sealt hakkas kuidagi mu jaoks nagu see rong minema, onju, et sealt mingi hetk tekkis Actimel mul näiteks, onju, siis Actimel nagu lambist? Nii naljakas. See oli jah, ülirandom, sest mul oli hästi vähe eelkäid ka too hetk ja mingi suht suva, onju, aga see oli vist mingi Eesti meediaagentuuri kaudu. Sest vaata too aeg, kui mina hakkasin tegema, siis meil ei olnud tegelikult Eestis väga siukseid, kes nagu koostööd teeks. Ja siis sealt edasi nagu leidsid mingid spordibrändid mind järjest, onju, et ma olen teinud mitmega koostööd erinevatega Björn Borgiga ja... Kas oli see MyProtein oli ka, onju? MyProtein oli, Stronger oli, minu jaoks hästi naljaks võib-olla oligi, et nende jaoks nagu nad ei välistanud üksteist, onju, et neil oli nagu, vähemalt keegi ei toonud seda kunagi ette, et oleks probleem. Ja siis on mingid Eesti väiksemad brände olnud, mulle hästi on meeldinud tegelikult siuksed, vaata, kes on mingid nagu, Eesti väiksed kasvavad ettevõtted, aga nagu toode on äge, siis mingite sellistega, mingid märkmikuid ja igast siuksed asjad. Need on ägedad, jah. Aga ma ka ikkagi, ma ütlen, ma valin suht palju tegelikult, et ma ei võta kõike vastu ja ka täna on nagu siuksed, mida ma loen ja ma ei ole nagu kindel, et kas see on nüüd päris asi või see on mingi skämm, onju. Et ma ise nagu valin selle põhjal, et mida ma niisama kasutaks ja ma võtan nagu vastu üldiselt. Issa, mul tuli ka just mingi paar kuud tagasi siuke koostööpakkumine, mingi hambavalgendus, mingi see vaata, mis sa paned suhu, siuke raam ja siis see mingi peseb su hambad ära, ma olen mingi, oh my god, nii äge. Ja siis vaatan mingi, koduleht on mingi eile tehtud. Instagram on nädalaga tagasi tehtud, ma olen mingi lõpped. Ma just lootsin, ma saan mingi ülihaige hambavalgendus asja. Aga ei saanud. Okei, kahju. Aga seal on ka need asjad, mulle näiteks ka kunagi pakuti mingit waxing asja ja siis ma ei kujuta ette, kuidas ma hakkan seda nagu sisu tegema. Vaadake, siit ma karvad ala tõmbasin ja nüüd Brasiilia maks. Et mingid ikka veidraid on ka, vaata, mis... Aga paljud vaata teevad selliseid ja nagu sellised koostööd maksavad rohkem raha, vaata kindlasti, sulle ka, kus hakkad seal mingi intiim nagu kehaosa juurest natuke nagu näitama. Või just nagu need ka, vaata need seksuaalsed mingid koostööd, kus on mingi, ma ei tea, ulakas kaunitar näiteks on ju. Ma reaalselt arvan, et nad maksavad rohkem raha. Et kes see tahab mingi tildot näidata niisama nagu? Isa ei tahaks. Ei, ma just mõtlesin ka, et kategooria, mida ma ei võtaks, on kindlasti see. Mul on ka pakutud, mul tuli meelde välismaa bränd, on suht palju olnud mingid pesu- või bikiini brändid, kellele ma olen ka kõigile ei öelnud. Eestis on seda nii raske teha, nagu kus ma hakkan mingi toas. Või läks ma kuskil Miami's, läks randa, vaata. Veits imelik hõõruda nüüd pesudega seal toas, vaata. On jah. Plus me oleme nii valged ka, vaata, et kõik miski ei näe ilus välja. Ja seal on minu arust ka vaata suht suur vahe tegelikult see, et kui mina hakkasin nagu tegema koostöid, siis oli see periood, kus ma reisisin hästi palju. Ja mul on hullult tunne kusjuures, et nagu kui sa reisid ja paned reisisisu, siis see on ülisuur aken nagu sinna koostööde maailma. Ja, sest et vaata, see on automaatselt kuidagi esteetilisem, on ju, ja brändid vaatavad, et kui äge, et saab mingit sellist tausta ka, on ju. Et mul on tunne vähemalt minu puhul nagu siis hakkasid brändid räigelt nagu reach out ima. No näed, edas sul. Nii, mis koostöid sa teinud oled? Minu panin kohe kirja, mul täpselt 3. Nii. Mul oli see Lensmardi prillide koostöö, mis oli nagu üliäge, selles mõttes ma sain mingi 3 paari tasuta prille, tegin neile video ja oligi kõik. Ja sealt sain ma veel nagu raha ka tagasi teenida, kui nad mingi koodi vist kasutavad, aga ma ei ole seda ausalt vaadanud, nii et peaks tegema. Siis oli pimple patchid, need punniplaastrid, oli selle Mighty patchiga, mis on nagu USA-s ülipopulaarne bränd. Ja see minu meelest pärast promosid ka seda mingi niimoodi, et sellel videol on mingi peaaegu 500,000 vaatamist mul TikTokis. Sa panid ise promo peale, vaata. Ma olin vaata mingi paar kuud hiljem, mis asja, kõik kommenteerivad mingi, su poisigi punne, vaata. Sellega tegin ja siis oli mu kõige esimene see Seik-kirjastusega, vaata suvel ma ütlesin, et see tuleb, on ju. Ja mitte ükski pole olnud rahaline koostöö, vaid mul on nagu asjade vastu, aga need on rest asjad, mis ma nagu tahtsin ka, et mul pole üldse kahju nagu prillid, ma kasutan väga palju mingit sinise valguse prille, punniplaastrid, väga toredad asjad kasutan ja Seigilt ma siiamaani kasutan nende neid vihikuid, mis nad mulle saatsid. Et nagu mulle väga meeldivad ja mul pole nagu, ja mul ei olnud ühtegi nagu halba kokkupoodet nende asjadega, mis nagu väga tore, sest ma olen kuulnud nii haigeid lugusid nagu, mis on brändidel olnud, vaata. On endalgi olnud. Et ma nagu olen jumala tänulik, et ma ei ole
vähe pidanud nagu kokku puutuma siukse asjaga, aga kindlasti tahaks nagu rohkem teha, aga ma olen siuke inimene, et ma ei julge nagu kirjutada või ma ei tea, kellele kirjutada. Nagu kuidas ma nagu lampist nagu saavad PR-pakke mingi YSL-i mingi asja, nagu kuidas saavad, nagu mida ees? See on jah haige. Minu jaoks on ka see nagu hästi arusaamatu üldse, et mida nagu mina tahaks saavutada, on see, et jõuda sinna, et ma saan nagu brändidele saata arveid, et ma tegin video, nüüd palun arveteenuse eest, on ju. Et sa enne ei hakka isegi rääkima, kui kiri on, vaata. Aga võt selleni jõuda. Nii lappes. Sest mina olen ka teinud nagu enamik on mul toodete vastu, on ju. Ja siis ma suht pikalt, kui oli see Promote'i vaata Eestis platvorm, siis nende kaudu ma tegin tasustatud koostöid suht palju mingi Circle K-ga ja mingi sellist asjadega. Seda ei ole vist või ta on nagu lahti, aga sinna ei saa logida või ma ei tea, mingi error ühesõnaga see ei toimi enam. Just kui sa ütled, siis ma mäletan nii väga seda, aga siis ma julgen veel videost teha. Ja nüüd tegelikult ma olen vaadanud, et on tekkinud mingid vist 2 uut, mis vaikselt nagu proovivad siin Eestis on ju toimetada, et ühesõnaga mu lootused on nagu täiega nende peale, et saaks, sest vaata siuksed platvormid kuidagi minu arust kohe nagu aitavad sul rohkem nagu raha ka päriselt teenida selle asja eest. Plus tihti nagu brändid ei leia sind üles, et isegi kui sa teeksid neile nii head sisu nagu, sorry, aga kui sa vaatad mingeid, kellel on nagu mingi 1 miljon jälgijat on ju, nad teevad nii mõtet sisu vahepeal, siuke käigu pealt, vaata, aga ma paneksin nii palju effortit sinna sisse, sest nad nagu I need the money, vaata. Siis nagu, aga nad ei leia sind üles lihtsalt, sest nad mõtle, kui palju kasutajaid ja see algoritm on ka nii lapp. Ja see on ülikeeruline. Kuigi ma pean ütlema, et mis minu puhul on näiteks üliveider on alati olnud, on see, et kui ma enda jälgijaid vaatan ja üldse nagu uued jälgijad, kes tulevad, siis mind hästi palju jälgivad brändid millegipärast. Nagu mingid erinevad Eesti ettevõtted ja siuksed ja mul on suht vähe seda, et nagu tavainimesed ja kasutajad, mis tegelikult on hästi halb, on ju, sest nad on tegelikult need nagu tarbijad, on ju. Aga ma ei tea, mis ma nagu algoritmis olen ära kräkkinud, et mul nagu brändid leiavad mind. Et see on jah veider. Aga jah. Ma nagu jah tahaks mingit muutust seal vallas teha, aga ma ei tea, kuidas see välja peaks nägema. Aga äkki sa räägid nagu mingi halva loo, et sa ei pea nagu brändi mainima, kui sa ei taha, on ju, aga lihtsalt näiteks too üks näide, et kuidas sul on mingi koostöö nagu pekki läinud või midagi nagu väga ekstreemset. Jaa, ma ei tea, kas mul mingi üliekstreemseid on, aga mõned näited võib-olla, üks on see, et üks bränd, kellega ma nagu pikemat aega tegin koostööd, oli suht palju lõpuks olukordi, kus nad nagu lubasid saata mingi hunniku tooteid või mingi paki, on ju, mingi asja eest, mis ma siis nii-öelda ekstra teen, on ju. Ala, et teed mingi ühe ekstra riili, on ju, siis saad umbes 1 kasti täie veel asju, on ju. Ja nendega juhtus see, et mingi 3 korda järjest põhimõtteliselt ei tulnud seda lubatud pakki. Aga sa olid oma töö nagu ära teinud? Ja ka meeldetuletuse peale mitte. Nii et see on üks siuke negatiivsem kogemus, kus ma siis lõpuks nagu sain aru, et vist ei ole mõtet ja lõpuks nad tegelikult ise ka kadusid ära kuidagi. Siis üks nagu, mis on tegelikult jälle hästi suur nagu välismaine bränd, kellega paljud Eestis teevad nagu aastaid juba. Nendega oli mul see, et muidu oli kõik hästi tore järjest koostööd, aga siis mingi hetk neil hakkas tekkima siuke loogika sinna, et nad saatsid sulle näiteks ära mingi hunniku tooteid, on ju. Ja siis mingi 2 kuud hiljem ilmusid välja, et tere, et meil on nüüd see allahindlus, et ootame sult selleks kuupäevaks postitust. Mis on nagu see, et nad saatsid tooteid mingi 2 kuud tagasi, on ju. Ja et mis ma nüüd teen siis nagu? Mul on nagu, ma eelmine kord juba postitsin ära kõik sisu, on ju. Et mis ma nüüd teen siis nagu? Just, et ma ei hakka nende vanade asjadega uusi mingi pilte. Ja võt see ajas mind nii närvis. See oli nagu esimene kord, kus ma vist nagu päriselt olen seisnud enda eest, et ma kirjutasin neile, et nagu vabandust, meil ei olnud kokkulepet, et nagu siuksed asjad veel tulevad otsa, on ju. Et kui te tahate, siis nagu palun midagi vastu, on ju. Ja peale seda nad ei vastanud enam mulle ja ei saatnud. Muidu nad olid ikkagi siuksed, et nad regulaarselt nagu mingi mõned korrad aastas saatsid alati. Okei. Et jah, üldiselt ongi, kui on siuksed negatiivsed kogemused olnud, siis ongi nagu olnud veits sellist asjade taga, et kas ma ise nagu olen tundnud, et mingid asjad enam nagu ei klapi minu jaoks, on ju, või siis on lihtsalt nagu bränd ära kadunud põhimõtteliselt. Brändid on ka nagu väga huvitavad, nagu, et mul on tunne nagu, et väga paljud brändid ei austa nagu sisuloojat, eks need eeldavad, et me teeme, meie, ma ei saa nagu seda päris öelda, on ju, aga lihtsalt nagu, et sisuloojad teevad mingi väga haigeid asju ja siis nad annavad sulle ühe küünla nagu. Et mingi
et nagu see, vaata ajas nagu sisuloo väärtus tõuseb minu meelest nii palju, et me ei tea, kui kaua seda muidugi on, see on täpselt siuke asi, et see võib ka paugust ära nagu kaduda, onju. Et vahepeal vaata USA-s oli see teema, TikTok taheti ju täiesti kinni panna ja siis need nagu mingid sisulood olid lihtsalt mingi nutsid seal, et mida me teeme, vaata, et see kogu mu tulu tuleb TikTokist. Ja vabandust, aga miks Eestis ei saa TikTokiga raha teenida? Ja ma olen nüüd ka kuulnud, et sellest räägitakse aina rohkem. Nagu ma juba kunagi mõtlesin selle peale, et nagu mulle räigelt meeldib TikTok nagu äppina ja seal oleks tegelikult nii easy nagu raha teenida, sest et vaatajaid võib tulla nagu lambist nii haigelt, vaata. Aga ei, Eestis ei saa nagu raha teenida sellega, et USA-s on mingi easy siuke, teed videoid ja raha tiksub nagu. Miks meil ei võiks nii olla? See on jah väga masendav mu jaoks ka. No õnneks on muidugi see, et ma ei kasuta nagu TikTok'i nii palju, aga see on ka nagu veits siuke teadlik, sest ma näen, et mul nagu ei ole seda potentsiaali seal võib-olla nii palju, onju. Mul on just vastupidi nagu, et minu jaoks nagu Instagram on siuke, ma ei tea, ma tunnen ennast kuidagi nii veidralt, kui ma Instagrami postitan. Veits nagu Facebookiga mul on sama asi. Nagu, mida ma seal nagu räägin või ma ei tea nagu, mul on hästi nagu, ma tunnen ennast hästi intiimselt nagu TikTokis, et vaatavad, et mul on jumala ükskõik, kes vaatavad. Aga Instas on nagu kõik tuttavad inimesed vaata. Ja TikTokis sa tihti nagu, kui sul näiteks tuleb mingi 50 laiki, siis ma ei viitsi nagu scrollida, kes on laikinud, aga Instas ma olen nagu täiesti paranoiline. Ma olen mingi, oh my god, tema laikis seda videot. Mida asja vaata? Et see on nii haige nagu. No TikTok on minu arust nagu hea platvorm, miks ta mulle meeldib, on see, et sa saad seal nagu veits kombatama neid piire vaata rohkem, et ongi, saad teha asju, mida sa muidu võib-olla ei julgeks saada Instagrami panna, onju. Et selles mõttes on ta nagu äge. Ja tead, ma tahtsin veel adressida seda ka brändide puhul, mis mind veits häirib selle kohta, et vahel saadetakse mingi mõttetut asja, mis oodatakse hästi palju vastu. Aga need pakid ka, vaat see kvaliteet, kuidas see nagu varieerub, et on mõni, kes lihtsalt võtab mingi koleda pappkasti, topib oma toote sisse ja palju õnne, onju. Ja siis on nagu need brändid, kes lähevad nagu all out, onju, mingi T-särgid, nokamütsid, sussid, mingi kõik asjad, kõik vaata, mingi kleepsud saad kaasa. Ja see on see, kuidas peaks olema minu arust nagu, või see vaata, et sul on see päris nagu emotsioon, kui sa avad pakki, onju. Ja või kui sa päriselt nagu tahad mult mingi nii haiget asja vastu, siis sa võiksid mind vähemalt nagu premeerida nagu hästi, vaata. Ja just. Et see on ka nagu päris oluline asi seal juures, mida ma arvan brändid, nagu palju võib-olla isegi ei mõtle selle peale, et see on oluline, ma arvan. Ja mõned mõtlevad, vaata, et sa saad selle toote ja nagu saad õnnelik, aga eks see teeb ikka õnnelikuks, kui sa näed, et on vaeva nähtud sinu asjaga. Ja ma mõtlengi just, vaata, kui väike lisaeffort see tegelikult on brändi jaoks ja kui palju see tõenäoliselt nagu rohkem ära tasub, ma arvan, see on päris suur vahe tegelikult. Igatahes, kui me nagu praegu keskendusime sellele halvale, onju, siis ma mõtlesin, et siia vahesegmendiks lihtsalt ma otsisin välja Instagrami koostööpostitused, mis on väga veidrad või ootamatud, mida päriselt inimesed on teinud. Ja mida nagu, ChatGPT otsis mulle välja, et reaalselt inimesed on teinud siukseid koostöid ja nüüd ma tahan näha Lili reaktsiooni ja mingi arutada enda üle, et kas meie teeksime koostööd. Kana jalutamise traksid. Vaata, pilt on ka, saad kanu jalutada. No way. Ja kui ma saad teile pilti näidata, kujutage ette kana, kellel on traksid ja sa saad kanaga jalutada. Ma kujutaks ette juba, kuidas Mallukas müüks seda. Sa teeksid selle koostöö. Sa kindlasti teeksid selle koostöö. Mul on veits imelik nagu seda teha, sest et ma ei ole eriline nagu... Sa oled ka hästi loomainimene. Ma olen kanaga, aga me oleme nagu erinevad tüüpi loomainimesed, vaata. Mallukas teeks 100% sellega. Ja see oleks mõtle kui fire. Reaalselt nad peavad Mallukale real show. Kana ratsutaja ka riigiliselt. Ei, see on päris fun tegelikult. No muidugi vaat see on jälle siuke asi veits ka, et nagu kui sa lihtsalt toote saadad siukse asja vastu, siis nagu tõenäoliselt see ei tasu ära, onju. Aga kui nagu raha saaks siukse asja eest, siis see oleks päris fire. No jah. Ma üldse täiega, mu üks unistustest on see, et saaks mingi nagu looma asjade brändiga teha koostööd. No, hullult tahaks. Võtke ühendust. Jah, just. Järgmine, kusjuures on ka loomadega seotud ja see on lemmiklooma kivi. Ma seletan siis, mis see on väga huvitav asi. Okay. Kuulus Petroki idee on tagasi tulnud. Mõned kontod reklaamivad dekoratiivseid kive kui stressivastaseid lemmikloomi. Lemmikloomadele ehk siis kividele kleebitakse näiteks silmad peale, kujutad nagu rannakivi. Silmad peale, pannakse suu, pannakse ka mingid juuksetutikuid. Põhiliselt maksad kivikese eest, mis tuleb karbis koos hooldusühendiga. Näe, siin on näiteks pilt ka. No way. Ma ei tea, kas siin on näha. Aga... See on ju reaalselt nagu mingi siuke asi, mida sa lasteaias mingi kastani meisterdud ise. Panid kastanil tikud külge, vaata, ja siis olid, lehmake. Kui halb, okei. No see... Kui meil tuleb järgmine kord nagu ärevus, siis sa tead, et sa saad endale kivikese teha.
ise tegema. Jah, võib-olla see peaks meie fännimürts olema. Fännimürts on need stressikivikesed. See päris... Issand. Kuulda. No selle peale ikka annab tulla. Ma ei kujuta ette... Teksid nagu koostööna. Osta minu stressikivike. Elu sees mitte. Ma ei kujuta ette, kes see inimene peaks olema, kes vastu võtaks üks asja. See tuleb hooldusjuhendiga. Et sa tead, kuidas temast hoolitseda. See võib päris raske olla, ma kujutan ette. Nii, järgmine asi, mis on tegelikult väga huvitav, on seep, mis lõhnab nagu bensiin või vihm. Vaat hästi paljudel inimestel on see teema, näiteks mul endal on ka see, et kui vahepeal tuleb bensiinilõhn, mulle meeldib nagu bensiinilõhn. Ja, mul on ka meeldib. Nüüd ongi nagu käteseep tehtud bensiinilõhnaga, et sa tunneksid seda ka enda ümber väljaspool nagu välisruume, ehk siis väljaspool bensiinijaama, saad ka koju. On brände, kes teevad väga veidra lõhnaga seepe, näiteks bensiin, värske asfalt, vihm, vana raamat. Influencerid teevad tihti videod, kus nad neid nuusutavad ja reageerivad. Ma just mõtlesin ka, et ma näen seda, kuidas see nagu sisuna oleks päris äge tegelikult, nagu ma vaataks sükest sisu, on ju. Ma vaataks ka, et huvitav, kuidas nagu muidu kui on värske asfalti lõhn, sa mõtled küll, et okei, see on päris äge, kus see nagu seebil oleks. Et ta tegelikult on nagu fun, ma arvan, just vaata mingi TikToki koostööna ja ma isegi nagu ma ei imesta, kui ma mingi ostaks mingi siukse asja lihtsalt proovimise saada, siuke uudishimu. Et ma arvan just nagu tänapäeval tegelikult siuksed mingi veidrad asjad nagu lähevad peale küll. Seda küll. Ma ei tea nüüd, kas ma nagu ise võtaks. Ja inimesed võib-olla mõtleks, et ma olen väga nagu desperate. Et nagu, mis sul on, et sa pidid nagu mingi bensiiniseebiga koostööd tegema, okei. Okei. Järgmine on siis leivakujuga padi. Esteetilised kodukontod promovad hiiglaslikku baguette või saiapatju. Need näevad välja nagu päris leip või sai, aga on tegelikult pehmed dekoratiivpadjad. Ja siin on siis nagu pilt. Okei, isegi olen midagi näinud. Minu meelest Shainis või kuskil müüakse ka siukseid asju väga palju, et sa saad nagu järgi tehtud. No ja võt, see on minu arust täpselt siuke demo vibe ja see on nagu veits see, kust minu jaoks nagu piire läheb, sest minu jaoks on vaat see, et nagu sisu peab olema esteetiline ja ma ei näe, kuidas ma seda esteetilist. Minu baguetike. ma ei näe nagu ennast seda tegemas, aga jälle vaata osade puhul nagu toimiks ala mingi Tommy Cash nende bagettide keskel, miks mitte, aga jah. Et siis nad muidugi peavad maksma ka kõvastale. Siis ei tea, jah. Nii, järgmine on siis tigude spa või tigude kosmeetika. Influencerid reklaamivad tigulima kosmeetikat. Mõnes videos pannakse isegi päris tigu näol, et näidata looduslikku versiooni. See on siis ka pilt, on ju? Ma nägin hiljuti kuskil TikTokis või midagi, kus keegi teo pani endale kuhugi. Ma ei ole selle suhtes ma ei suuda nagu. Mingi elus vend roomab mu peal, ma ei nagu oleks on lima mingi kreemiga ja ma võiks nagu veel panna. Ma arvan, ma just ei mõtlema, et ma kahtlustan, et ma raudselt olen nagu kasutanud ala mingi teolima, mingi toodet, vaata ilma, et ma teaks seda nagu. Ma arvan jah, mind ei häiriks ka, kui see oleks nagu ala ongi mingi spetsiifiliselt reklaamitud mingi teolima toode, et sure, proovime, on ju. Ma ei reklaamiks siukest asja enda kontol, ma arvan. Aga niisama selles mõttes, kui tasuta saaks mingi testeri kuskil. Saab proovida, vaata. Okay. Aga ma ei tea jah, nagu Eestis vist ma ei olegi näinud, et keegi siukseid asju nagu reklaamiks. Ma ei ole kohe, ma ei mäleta, et oleks. Okei, ma võtan järgmise. Koertele mõeldud parfüüm. Jah, parfüüm koertele. Mõned influencerid teevad koostöövideosid, kus nad panevad koerale parfüümi. Ütlevad, et koer lõhnab nagu vanilja, kuidas cupcake on, tassikook või siis nagu beebipuuder. Issand, kui õige. See tundub mulle natuke nagu siuke asi, et kas see nagu, ma ei tea, millest see peab olema tehtud, et see oleks nagu päriselt hea koerale. Ja ma just mõtlesin ka, et see kuidas tundub... Kuidas vanilja mingi cupcake'i lõhna nagu sinna juurde? See tundub eetiliselt väga vale asi, mida teha nagu. Kus see pole just, ma ei tea, mingi kuradi kurgivedelikust tehtud ja ma ei tea, mis looduslike asjadega, et siis ma veel kuidagi pigistaks silma kinni, aga miks sul koer peab lõhnama nagu? No see on jah ikka kahtlane. Ma olen nüüd sattunud sinna kuhugi auku, kus mul tuleb hästi palju neid videoid, vaata umbes mingi, et palju keegi teenib oma loomaga, on ju, mingi TikTokis ja no on mingi ulmesummad alati ja vaata need kontod on täpselt need, kes mingid siukseid asju reklaamivad, on ju. Aga see ongi minu jaoks ka see, kust nagu läheb piir, et sa pead ikkagi nagu aru saama, et see ei ole lihtsalt mingi fun asi vaid see reaalselt mõjutab kellegi tervist, on ju. Ja vaata, see on täpselt sama, et kunagi tuli ju, ma ei tea, mingi mega kaua aega tagasi välja see, et loomade peal testitakse nagu kosmeetikat, on ju. Et see on ka siuke... Ja natuke sama valdkond nagu mingis mõttes.
ma ei kujuta üldse ette nagu selle brändina vaata ka, et kui sa nagu pakud üldse sihukest koostööd, ma ei tea, mul oleks nii suur eetiline konflikt nagu. Ei konkreetselt, ma ei tea, mul on siuke tunne nagu vaata, et see tekitaks hästi palju siukest vastukaja ka, et nagu mida sa teed, on ju, ja kõik need mingid nii-öelda loomaarmastajad või kes vaata rohkem nagu pühendavad oma aega selle peale, et loomadest, ma ei tea, aru saada või neid kaitsta, on ju, siis see, mis see laine sealt tuleb, nagu isegi vaata, kui tegelikult see on megalooduslik. Ja no ikka inimesed on furious. Nagu, jah, täpselt nagu ei usu seda, ma arvan väga, on ju. Et noh, selles mõttes, noh, nii on. Jaa. Okei, ma võtan järgmise. Võta. Viimane on siis ninasõõrmete kujundaja. Plastikus klamber, mis väidetavalt muudab nina kuju, kui seda iga päev kanda. See peaks siis tegema su nägu nina kitsamaks niimoodi, et sul on 2 metall nagu asja, mis siis lükkavad su nina niimoodi kinni. Kusjuures ma nagu mäletaks, et kunagi oli mingi siuke asi. Vaat see nagu võtse gua sha või mis see on, vaata, milleks nägu muditakse, on ju. Ma olen näinud seda mingit, mis väidetavalt hingamist parandab umbes, et sa paned kuhugi eest, ta teeb seestpoolt sul umbes nina suuremaks või ma ei tea mida. Ja no vaat siuksed asjad on ka haiged selles mõttes, et elu sees ei näe ennast mingit siukest asja promomas või nagu. Ma veel selle kuradi gua sha'ga võin ennast hõõruda, vaata, aga nagu kuna mul on akneline nahk, siis seda ma ka teha ei saa. Kui ma seda teeks, saaks väga kahtlane. Mul on tunne, et üldse vaat siuksed asjad, mis nagu nii-öelda ei ole tõestatult toimivad, on ju. Ma nagu ei näe, et ma julgeks neid soovitada sotsiaalmeedias kellelegi. Ei, reaalselt nagu veits hirm tuleb peale, sest et see on ikkagi natuke selline asi, et sa võid riskida oma tervisega, vaata. Ja veits on, jah. Suukaudselt näiteks võtma mingeid asju, mis on nina suuremaks teevad. See on jah natuke nagu veider. Pigem mitte. No kuigi vaata, jätan siuke kahtlane, sest et eks me ju teeme ka, ma ei tea, koostöid igast mingi toidujoogi-brändidega, mida ka võib-olla alati vaatab, mida see sisaldab, on ju. Aga siuke asi on jah kuidagi nagu väga otseselt vaata selline, et trigerdab kuidagi. Ma panin ka endale kirja nagu 2 asja, mis on sellised hästi kummalised ja mida ma olen väga palju kohanud ka tegelikult sotsiaalmeedias. On näiteks kaalulangetusvitamiinid ja mingid sellised pulbrid ja mingid need hästi popp oli mingi aeg see mingi kiudaine segu, mida nad seal kõik enda kuradi vee sisse panid, see rohelist värvi, on ju. Et nagu, ja nii paljud tegid seda reaalselt. Ma ei taha teada, mida nad siis maksid nendele inimestele, sest sinna alla tuli niukest heiti lihtsalt, et mingi issand saadet ka seda koostööd ja saadet ka, et palju te saate sellest raha, vaata. Et nagu, ja need kaalulangetusvitamiinid umbes sama, mis võrduvad sellega, et kunagi olid need kaalulangetuskavad ka, et 7 päevaga saad kõhulihased. Ja ma kuradi vana loll arvasin see päris ka, vaata. Ja kunagi oli niimoodi veel selle juurde käis see, et ainult jood smutit. Nagu mitte midagi muud. Ja need olid vaata need mingid seedimist puhastavad smuutid mingi haigete pulbrite asjadega. Vaata. Ja see oli hull teema vahepeal. No siis mina mõtlesin, ma teen nagu oma koduse versiooni, vaata, kui ma olin 16-15. Siis ma jõin ainult nagu banaani, maasika, õunamahla smuutit nagu terve päev. Nimelt õhtul mul oli nii paha alla lihtsalt, sest ma ei olnud söönud. Ma sõin ainult õuna, banaani ja õunamahla. Et või seda maasikat, banaani ja õunamahla. Et nagu, no see päris rets tegelikult ja see on nii haige, kuidas nagu minu 15-aastase aju nagu uskus, et kui ma joon nüüd ainult smuutit, siis ma saan endale kõhulihased ülehomseks. Ja mul oli see sama uskumus paar aastat nagu tol perioodil. Nagu mida asja? Ja vaata, minu arust see on täpselt see näide, miks nagu ma arvan, et seal peaks olema mingid väga ranged piirangud tegelikult nagu mingid tervisega seonduvate asjade reklaamimisel, on ju. Et noh, kõik tegelikult minu arust juba toidulisandid on veits see, kust nagu läheb piir mu jaoks, et noh, okei, suht mingi süütu on ju D-vitamiin, aga noh, ikkagi, et ma ei tea, ma mõtleks nagu väga pikalt, et kaaluks, kas see nagu on väärt seda reklaamimist. Ja või tihti on vaata see, et näiteks ma ise ka kunagi mäletan, kui oli mingi vaimse tervise värk mul hästi tugevalt, on ju see, no siis vaata, kui me kunagi ammu tegime podcast'e, siis ma tegin mingi TikTok video ja siis ma mõtlesin ka, et nagu ma käisin päev enne just psühhiaatri juures ja ta ütles mulle ka mingi et nagu omega-3 ja mingi magneesium on parim kombo, et sa magaksid, on ju. Aga sa mõtlesin ka, vaat, et nagu kas ma ütlen seda seal videos, et mingi, kui sa tahad, et kindlasti paremini magaksid, siis võta neid. Et see on täpselt nagu see, et äkki mõni, ma ei tea, vaata, äkki mõni neid või võtta. Äkki või võtta, nagu ma ei kujuta ette. Või äkki see ei toimi sul, vaata, nagu, et noh, see on täpselt see, et nagu antidepressandid, vaata. No see ei ole sama, on ju, see on nagu hea võrdluspunkt, on ju. Et antidepressandid ka täpselt, sul on need mingi
miljon erinevat sorti ja kõikidel ei sobi üks variant. Ja, et sa ei saa soovitada. Et sa ei saa soovitada, et võtta seda antidepressanti, mida TikTokis nii palju tehakse tegelikult, et võta seda, ma nagu hästi tihti loen kommentaare, nagu seal on ju just enda antidepressantide kohta, ma ise pole kunagi võtnud, aga kunagi oli mõte, et ilmselt võib-olla peaks võtma, on ju. Ja see on nii haige, kuidas hirmutatakse inimesi nende antidepressantidega ja vastupidi on nagu, mul see ülihästi töötas, võta seda ja nii ja siis hakatakse koguseid soovitama, mis on nagu ja mõtle, mis nagu vanuses inimesed seal on ja ma kujutan, et ma olen nii õnnelik, et ma sündisin nagu sellel ajal, kui ma sündisin tegelikult. Ma oleks nii nagu ajupestud. Ja lähedki kaasa. Ma oleks kindlalt juba mingi, ma ei tea. Jah, see on hea point tegelikult. Ja mida ma olen tähele pannud, mida minu arust veel tehakse suht palju nagu tuntumate inimeste seas on vaata see, et avalikult ei soovitata siukseid asju, aga siis on nagu see nii-öelda subscriberite või mingi close friends, vaata seal nagu inimesed panevad mingi hullu ja soovitavad igast mingi ravimeid ja ma ei tea mida, on ju. Et ollakse nagu julgemad ja isegi see on minu arust nagu tegelikult veits ebaeetiline nagu. Jah, vaata see mingi laine oli seal Osempikuga ka, vaata, kus inimesed nagu, nad ei rääkinud sellest nagu kõva häälega, aga samas nagu vihjasid kogu aeg, et ega ma niisama siis alla ei võtnud. Ja siis see oli ka, vahepeal ma hakkasin nagu mõtlema, et oh my god, nagu mu peas, kes selline mõte läheb, et kõik võtavad nagu. Kõik lähevad nii pennikeseks nagu. Äkki ma olen nagu liiga paks, äkki ma pean ka võtma. Ja siis ma kuulsin, mis nagu kõrvalmõjud on, millest nagu nii palju üldse ei räägita. Sa võid ennast pimedaks jääda sellest nagu, sul on nagu räiged iiveldushood, nagu see nii lappes, nagu sellepärast sa ei võtagi, sa võtadki nii palju alla, et sa lihtsalt ei söö, sa ainult nagu iiveldab, sa ei saa süüa lihtsalt. Et nagu ma pigem reaalselt on nagu veits trullakam enne. Kui ma sellise asja läbi teeks, aga ma saan täitsa aru inimestest, kes teevad ja mõned näevad ju väga head välja, on ju, et see on kõigi enda otsus, aga väga palju on nagu siukest varjatud reklaami selle juures ka vaata. Ja on jah seda kuidas ma peenikeseks sain. Jah, ja võib-olla isegi vaat tihti seal ei ole mingi brändi taga, aga inimesed lihtsalt nagu mõtlevad, et nad jagavad enda elu, aga ta on siuke ohtlik. No veits vaata nagu palju sporgand case praegu oli, et see ju tegelikult läheb ka sinna alla, et otseselt tõenäoliselt ei reklaamin nagu tegi brändi, aga juba see oma elustiil on ju. Aga ta andis siukse väga tugeva seisukoha selle kohta, vaata. Ja see oli suht lappes, nagu, kuidas nagu naised tulid välja ja rääkisid, mis tegelikult nagu on, vaata. Et üldse selle paljaporgandiga on niukas kuradi jammi, et mine ära lihtsalt. Eestis mulle tundub, et kuidagi üldse vaata kõik need tervise teemad, ma ei tea, miks mulle tundub, et meil on nagu kuidagi rohkem draamasi sotsiaalmeediaga seoses selle ümber. Et vähemalt ma ei ole kuulnud, et nagu mujal riikides oleks seda. Inimesed on nagu teadlikumad. Võib-olla, jah. Sest võrdled nagu USA-ga, ja siis seal on nagu väga suur osa inimestest on rasvunud ja neid ei huvita nende tervis, pluss seal on need ravimid ja nagu haiglaravi on nii kallis, et nad ei saa nagu isegi seda. Meil on see, et hammas valutab, ma lähen hambaarsti juurde, maksab räigelt palju, aga see ei ole nagu võrreldavgi sellega. Või saad aru, rasedad naised USA-s. Nagu nad palvetavad vist, et nad saaksid kodus sünnitada, sest kui sa oled haiglas, sa saad järkapäev mingi 20 tonni sarve. Ei, see on metsas nagu. Tahagi lapsi saada nagu, kui ma peaks siukest asja läbi tegema. Meil on see, kutsu kiirab järgi ja tulevad. Ja jumalast hästi tegelikult. Kuigi tead, sellega ma olen ka hakanud vaatama, et me nüüd muidugi läheme teemaga täiesti kõrvale, aga ma olen avastanud, et vaata, kuna mina olen näiteks osaliselt töövõimetu, siis jah, meil nagu räägitakse igal pool riigis mingi, et meil on rasedatele nii head toetused, aga kui mul on näiteks see töövõimetus, siis mul ei ole neid toetuseid. Ja ma reaalselt nagu üks päev avastasin, et okei, et kui ma mõtleks täna, ma tahan lapse saada, ma oleks täiegädast, mul nagu kõik toetused, kõik variandid kaovad ära nagu. Päriselt? Ja, kõik reaalselt. Pluss mul on see oht, vaata, et mul võib tervisekindlustus ära kaduda, on ju mingi hetk. Nii et... see on ülihea uudis ju. Jah, nii et see on vaata ka tegelikult siuke asi, et igal pool kuulutatakse kõva häälega, et meil on nagu nii hästi ja igast meetmed asjad, aga kas tegelikult on ju? Et on mingile ühiskonnagrupile, on ju. Jah, see on alati see, et kui sa mingi asjaga võidad, siis sa mingi asjaga räigelt kaotad seal kõrval. Issand, kui huvitav tegelikult. Et töövõimetu inimene siis ei olegi väärt seda, et ta nagu saab last rahulikult kasvatada. Sest ta ei maksa makse piisavalt. Ehk tegelikult sa maksad ikkagi kõik ise kinni, vaata. Ta on nagu, okei. Ja. See oli järgmine teema. Jõuame kuhugi rahateemadesse. Okei, aga me läheme koostööd juurde tagasi. Ja, lähme. Kuna me oleme siin nii kaua vaatanud, täiesti ebareaalne nagu, siis ma mõtlesin nagu lõpusegmendi osaks, äkki võtame selle osa, et mis koostööd võib-olla meid ennast kõige rohkem kõnetavad ja mida me näiteks tahaksime teha.
Jaa. et noh, me ei pea nimetama bränd, aga võime nimetada, aga just, et mis meile kõige rohkem meeldiksid. No minul on üks kindlasti, mis ma juba ka mainisin, oleks nagu mingi loomadega seonduv. Noh, ma just mõtlen, tahaks mingi, ma ei tea, Pet City või Kika või noh, mingi siuke pood, onju. Ja. Et noh, mul on veits nagu olnud seda errorit, et kuna ma vaata ka aretusega tegelen kasside puhul, et noh, siis mul ei ole see, et nagu iga suvaline toit sobib, onju. Et noh, ma natuke olen sinna taha kinni jäänud, et äkki ma sõlmin ennast väga vaata ühe brändiga ja siis pärast, ma ei tea, ma ei saa oma kassidele sealt tegelikult sööki, onju. Aga noh, ma ise olen mõelnud, et seal on nagu valik nii suur, et äkki on okei, onju. Et ühesõnaga, see on asi, mida ma tahaks teiega, sest see aitaks mul juba raha nii palju kokku hoida, onju. Siis, mis ma olen mõelnud, et ma kindlasti tahaks, oleks mingi a la hotelliga koostöö või vaata. Nii äge. Ja mingi siuke spa-kompleks või no midagi, et sa... Veetaks mõnus nädalavahetus minuga siin. Nii mõnus reaalselt, nagu ma käiks mingi iga nädal sisu tegemas. Ei kohtus, ma võiks nagu üle päeva käia. Et see on väga äge ja ma ei tea, no aeg-ajalt vaata tuleb jälle neid mingeid siukseid väiksemaid brände ja mingeid mõtteid. Ma arvan, kõige suurem võib-olla ongi lihtsalt mu jaoks, et ma tahaks nagu tasustatud koostöid teha nüüd rohkem. Et nagu ma mingi hetk tahaks selle piiri tõmmata, kus ma nagu ütlen, et sorry, ma enam nagu ilma rahata ei tee. Sest noh, mul on tunne ka, et see on veits nagu meie enda vaata kehtestada, et seni kuni on neid, kes tasuta teevad, seni ei muutu midagi. Ei, seda kindlasti, et noh, kuskilt vaata peab ju alati alustama, aga kuskil tuleb see piir nagu ette ka. Nagu. Ja noh, teine, seda tahaks ka ikkagi vaata, et tekiks mingid nii- öelda suured brändid a la mingi kes on sinuga mingi aastane leping, vaata. Ja just. Mingi noh, Lego ma olen näiteks hullult tahtnud, sest me oleme siuksed Lego fännid, onju. Okay. Ja siis ma vaatan mingi, noh vaata vahepeal vaatad, et kes nagu saavad Eestis mingi Lego koostööd, siis mõtled, et vaata nende kodu, meil terve kodu Legosid täis, et nagu noh, me sobiks võib-olla palju paremini. Ja see on ka alati nagu veits nagu, ei taha öelda nagu kadedus, vaata, aga just see nagu vastik tunne, et nagu sa tead, kui palju paremat asja sa suudaksid pakkuda. Aga noh, elu on selline. Jah, aga noh, vaata jälle keegi ei tea, onju, kui sa nagu ei reach out'i ja ise ei paku, onju. Kellele ma kirjutan? Jah, vaat see ongi. Kirjutan tere, Lego, teeme koostööd. Neil on jah, vaata tihti on sellistel brändidel mingid Eesti nagu allagentuurid, onju. Kus ma seda tean? Aga ega ei teagi. Ega ei teagi. Ja neid agentuure on nii palju ja et see õigeni jõuda, sa ei jõuagi, jah. Ma olen alati mõelnud, et Insta kaudu kirjutada sellele official lehele, äkki need suunavad edasi. See võib toimida mõne brändi. See oleneb nagu, et kui palju neile kirjutab päevas inimesi. Sest jah, see on ka nii erinev, kui ma mõtlen, kuidas minuni on reach out itud, et jah, okei, on neid, kes Instas kirjutavad, samas suuremad brändid on just need, kellel nagu reaalselt mingi täiesti suvaline a la Sofia kirjutab e-maili sulle. Ja sa mõtledki reaalselt, et see on mingi skämm, aga tegelikult see on nagu töötaja sealt firmast nagu. Et see on jah keeruline. Seda nagu kuidagi ajaga õpid nagu veits analüüsima ja nägema, aga nii, ja millega sa tahaks teha? Mina tahaks väga teha mingi spordiriiete brändiga. See motiveeriks mind nii palju rohkem trenni tegema ja ma tahaks nagu ilusad trenniriideid, et ma käin mingi pilateses ja värki, aga saad aru, mul on niisugused juustud lihtsalt nagu. Ma olen ühtede trenniriietega käinud mingi fucking 5 aastat juba rohkem isegi, 6 aastat nagu. Palun oske mul särk. Et üldse see trenniriiete värk mulle nagu räigelt meeldiks. Mul on tunne nagu, et seda saaks nii ägedalt promoda ka, aga samas ta nagu raske. Siis nagu mingi joogiga tahaks räigelt teha, nagu ma ostan nii palju mingid limpsi asju, nagu noh, mingid siuksed zero kalori ja mingi madala kalorsusega mingid Heavenly näiteks mingi, saad aru, ma tahaks nii väga Nokoga koostööd, aga ma ei joo nagu väga Nokot. Ma joo neid kofeiinivabasid Nokosid, saad aru, need on nii head, lihtsalt ebareaalne. Ja üldse nagu mingid siuksed suur joogibränd tunduks nii äge lihtsalt. Need on nii lihtne nagu promoda ka selles mõttes, kus sa võrdled nagu mingit suurt asja, vaata. Et sa saad seda nii palju endaga kaasas nagu tassida ja see tundub nii palju loogilisem kuidagi, kui sa nagu jood vahepeal, vaata. Et ja siis mis mul veel on? No muidugi spa on ideaalne. Ja midagi oli nagu veel. Ja issand jumal. Minu jaoks tunduks nii äge koostöö nagu siuke asi, kus ma saaks käia kontsertitel. Nagu niimoodi, et ma nagu filmin ennast, et ma ei tea, mis mu emotsioonid on seal kontsertilt, et kuidas mul seal läks, on ju. See on veitsuga nagu PR-värk, vaata. Sulle sobiks täiega mingi et ma oleks nagu, saad aru, ma täna lähen Anne Veski kontserti, ma lähen homme kusjuures. Mul tuli meelde, mind on kutsutud ühele, mitte kontserdile, aga mingile festivalile, kas toidufestivali influenceriks või midagi siukest. Ja mulle oleks räigelt meeldinud, ma ei saanud, kuupäevad ei sobinud. Ja on, vaata küll. Nii aige tegelikult, nagu see on nii äge
nagu, mõtle sa mingi õllesummerile lähed näiteks influenceriks. Üliäge. Sööd mingi, näitad, mida süüa saab, näitad, kes esinevad, nagu see oleks nii äge ja kui ma rahaga saaks sellest, nagu ma võin kohe minna. Nagu ma ei ka minna. Yeah. Nagu mingi ülikõva asi, ma võiks pileti eest ka minna, vaata, et kuhu see tavaliselt ei saa nagu, on ju. Või mingid sellised asjad, et nagu äge oleks tegelikult küll. Yeah. Mul rohkem ei tule praegu meelde, aga ja neid vaata tegelikult mul on suht mingi iga nädal jälle tuleb mingi uus mõte, kellega tahaks vaata. No muidugi need batoonid oleks ka ägedad. Kuigi ma ütlen, minul on error näiteks sellega, et ma tegin vaata nii pikalt batoonidega koostööd ja mul on nüüd mingi aasta aega juba periood, kus ma ei suuda mitte ühtegi batooni süüa enam. Sest et sul saab vaata nii kõrini. Ma tean seda tunnet. Ja mul on nii kahju, sest et ma sõin varem üli palju batoone ja mitte ükski ei lähe enam alla nagu. Mul reaalselt hakkab mul on paha sama nagu. asi, kus juures nagu ma mingi aeg sõin ka kuradi iga päev nagu vahepalaks ja nüüd on siuke tunne, et ma pean nagu hullult valima, millist ma üldse võtan nagu. Et nagu... Eks need koostööd on tegelikult nii palju erinevaid, vaata. On ja. Ja ma nagu armastan sisuloojad, kellega ma tahaks teha Lidliga. Ja ma olen ka mõelnud, toidupood oleks lahe. Mõtle, kui palju raha seal läheb. Sa saad mingi, ja siis mulle öeldi, kus Evert Poom teeb mingi, ma ossin mingi proteiini asju, ma mingi, said kõik tasuta. Kuigi samas mul on tunne, et tead, nad ei pruugi saada. Arvad? Ma arvan, nad võivad lihtsalt raha saada sisu eest ka. See võib ka variant olla. Et ise ostavad nagu, yeah. Mis on nagu ette nähtud. Vähemalt, ma ei tea, vaata Malluka ja Prisma jutust mul on vähemalt siuke mulje jäänud natukene. Et tegelikult vaata, kui ta käib poest, ta ikkagi maksab ise äkki nagu. Ta saab krediiti, vaata. Võib-olla midagi siukest, aga noh, ma ei tea, kuidas see toimib neil. Issand, kuidas ma unustasin, tead, kellega ma tahaks räigelt koostööda? Euroapteegiga. Ma tahaks mingid nagu näopuhastus asju, mingi, seal on ju vaata vitamiinidest kuni ma ei tea, mis asjani välja, vaata. Ja need nagu, ma tean, et Mallukas või keegi vist tegi kunagi ja see oli nii äge nagu mingi pakikesed, kus on mingi SPF, siis on mingid vitamiinid, siis on mingi näopuhastuskreemid, mingid meigi asjad, issand, tahaks nii väga mingi Anastasia Beverly Hillsiga teha. Ja mingi meigi asi sobiks. Mine pekki nagu, aga kurat küll, noh. Kirjutan Anastasiale mingi tere, tahan koostöö. Ja kuidas nagu brändide poole pöörduda on ka nagu mingi ulme raske tegelikult. Tõsi, on päris keeruline. Ma mingi väga minimaalselt olen seda proovinud ise teha, aga ta on ikka keeruline. Üldiselt ega vaata, kui sa niisama kirjutad, siis neil on tavaliselt mingi eelarvet täis või mingid jamad, on ju. Et no muidugi, kui me oleme siin ise kogenud, et kui palju seda kirjutamist teha, siis lõpuks ikka näkkab, on ju. Jah, see ongi täpselt see, et mul on tunne, et sa pead nagu massidesse minema, vaata, et sa ei saa oodata elu lõpuni nagu ühelt, sest et seda vastust ei pruugi mitte kunagi tulla. Ja väga paljud brändid on sellised, kes ei ütle sulle ka mitte midagi, et sa jäädki ootama lihtsalt, vaata. Ja teine, tead, mis ma jäin veel mõtlema, mul on tunne, et vaata, automaatselt on see, et ta tahaks teha mingi välismaa brändidega, on ju. Aga mul on tunne, et välismaa brändide eest tegelikult ei saa rahalist tasu põhimõtteliselt kunagi vaata. Sest et kuidas sa arveldad seda vaata? Mingi PayPali kaudu võib-olla. Ma ei tea, võib-olla jah. Ma ei kujuta ette ka üldse. Sest vaata see, Brigitte käis ju kuskil mingi kuradi Türgis mingid hambaid valgendamas, vaata. Aga vaata, seal on jälle, ma arvan, see, et seal on Eesti mingid vahendajad, kelle kaudu käib, on ju. Aga samas video oli inglise keeles. Seda küll, jah. Ma ei kujuta, et on nii huvitavad. Kas ta sai siis hambavalgenduse või ta sai raha ka? Ma ei tea, jah. Et nagu, hästi huvitavad on mingid siuksed koostööd, kus sa mõtled nagu, et kas ta siiralt praegu nagu näitab neid asju või tal tegelikult pandi nagu rahakontole ka natuke asju. Jaa. Et jah. Ja seda ei saa kunagi. Muidugi jälle vaata mingis mõttes ka näitab, et on nagu hästi tehtud koostöö, selle mõttes, et järelikult ei ole nii läbipaistev, et oleks nagu aru saada, on ju. Aga jah, keeruline. Aga mõne siia lõpetuseks on nagu veits rääkida, et mõne influenceri puhul mind ikka nagu tohutult häirib see, kui iga teine postitus on koostöö. Jaa. Nagu ma ei taha üldse välja tuua, aga üks kindel inimene, kes on ka YouTuber Eestis. Üks naisterahvas, ütleme tüdruk naisterahvas on ju, meie vanune ja saad aru nagu mingi aeg ma nagu ta nagu räigelt meeldis, ma vaatasin ta YouTube'i kunagi kogu aeg ja nüüd nagu saad aru, iga teine postitus nagu koostöö. Ja see on täpselt see, et mingi nii hästi on see ja see ja see asi ja mingi ja siis tuleb, aga selle raames on meil ka koostöö, ma mingi
täiesti nagu mind nagu natuke ajab siuke asi närvi, et kui nagu, kas sa teed seda lihtsalt sellepärast, et sul on igav? Mul on tunne, et vaata, see tekibki puhtalt siis, kui see on su ainus sissetulek. Nojah, et sa sest sa lihtsalt, sa pead tegema nii palju, et sa ei jõuagi muud sisu teha enam, vaata. Ja eriti kui on mingid korterid, värgid, särgid on ja no ma saan sellest nagu kõigest aru, aga ma ei tee siis kuidagi parem. Ma ei tea, sest mõni oskab nii hästi teha, et tema see nagu karakter nagu on sellest üle vaata, et sa ei vaata seda kui ainult reklaamvideot, vaid ta ise oskab seda nii hästi teha. Just Evert Poom teeb nii hästi nüüd, ta viskab mingi nalja veits, vaata, teeb nagu oma tavalist videot. Aga need, kes teevad mingi räige set-upi, vaata, siis on nagu mingi ma tahtsin teile täna rääkida mingi üliheast asjast. Ja ta ise nagu, üks siuke. Seal on jah siuke keeruline. Ma olen ise ka sellega hullult strugelenud tegelikult, sest et nagu kui sa oled ise teinud või? Sest no üks pool on see, et mul on nagu hullult see, et mulle nagu hästi meeldib teha sotsiaalmeediat, aga mul ei ole nagu väga seda motiveerijat nii-öelda, mis mind nagu kogu aeg ajaks vaata regulaarselt tegema ja siis ongi see koostööd on nagu see, mis on mingi tähtaeg nii-öelda vaata kogu aeg utsitab sind tagumikust. Ja mingi pingem peal nagu. Ja siis ma teen ja tegelikult läheb üli hästi, kõik on nagu nice, on ju. Aga sealt vaata tekibki veits see oht, et siis seda nagu kogu aeg läheb ülekaalu võrreldes su tavasisuga ja see on nagu ohukoht, jah. Kusjuures nagu sinu sisu puhul, vaata, kuna sa ei tee tihti, on ju. Ja see ei jää silma, jah. Märgata seda, on ju. Õnneks, jah. See on häiriv. Et nagu, aga just see nagu konkreetne inimene ja on paar veel, on ju. Et kuna see tuleb nagu niimoodi. Ja siis sa märkad. Sa läbigi juba nagu oot, mingi okei, vaata. Ja siis sa mõtled, et ta on nagu reklaamkanal. Vaatad nagu, siis kui on ülitüütu telekas toivad reklaamid, mõtled nagu pekki küll jälle. Seal on jah see ohukoht. Ma jäin korra mõtlen, vaata, meil oli ka siin üks influencer, meie vanune kutt, kes tegi siin jõuludel sukest, et iga päev mingit loosi. Ja see oli ka vaat siuke, et ma nagu algus mõtlesin, et issand, kui äge mõte on ju, ülilahe, mingi iga päev osalesin. Ja vaata, siis tekib see hetk, kus sa nagu ammendab ära ennast. Ja täpselt, mul oli täpselt sama mõte. Ja ongi see, et siis ma enam... Ja siis enam ei vaadanud, ei osalenud, on ju. Ja ongi ülihea mõte, aga sa pead tajuma ära selle piiri, et millal nagu ära lõpetada, on ju, sest et jah, inimesed võtavad seda reklaamina ikkagi, vaata. Pluss vaata nüüd ma ei mäleta nüüd see üks viimaseid koostöid, mis suurelt lendas, oli see šokolaadi kattega need mingid kuivatatud marjad. Ja igal... Ja saad aru, siis need mõned, kes teevad ülihästi, et lihtsalt proovivad, see pole nii hea, vaata. Ja siis on see nagu, ma ei mäleta, kas see oli nüüd see sama inimene, kes tegi seda kalendrivideot. Mul on üks nii meeles, kes seda tegi. See mu lemmik! See mu lemmik! See on jah. Ma muidu seda ei söö, aga see on nii hea! Palun, nagu pääski mind. Sa võid öelda, kui sulle ei meeldi. Seda rohkem ma võib-olla mõtlen, aga ma proovin ise äkki mulle meeldi. Mitte, et see on parim. Ei, ka see on parim. Ei ikka, ei, kuule, see on ikka veel parem. Seal on, aga vaata, seal on ka see ohukoht tegelikult. Ma arvan, ma tean, kus see tuleb, on see, et on osad brändid, kes ikkagi väga selgelt tahavad, et see teeks ainult positiivselt. Ja siis sa oledki seal olukorras, kus sa, tore maitsmisvideo, aga kõik peab jube hea olema, on ju. Ja see ei toimi, on ju. Et ma ise vaata ka tegin just mingite jookidega, just ma olin ka selles, et tükk aega mõtlesin, et kuidas ma nüüd seda nagu vormistan, nii et ma olen nagu aus, aga samas ei riiva, on ju. Aga õnneks oli see, et ma maitsin, ma niikuinii meeldis kõik, on ju. Aga isegi ma tundsin, et selles mõttes, kui ma hakkan nüüd nagu mingi 10 näiteks panema 10 palli skaalal, siis inimesed nagu ei võta seda kohe nii tõsiselt versus, kui ma panen 9 näiteks, on ju. Vaata, siis sa nagu ikkagi mõtlesid, et on paremaid ju. Just. Et see näitab, et sa võid analüüsida, kas see video oli mingi 11-10-st, 10-10-st, 12-10-st. Ja siis sa ei võta tõsiselt, jah. Et kuidagi nagu võib teha nii hästi sotsmeediat ja tegelikult ülilihtsalt. Mõni teeb mingi, see on see ja ma olen mingi, müüdud. Ei no jälle, kui on mallukas reaalselt mingi... Istub kodus. Istub niimoodi ja ma olen mingi meigilaudaga räägib asjadest, näitab kotist toimib, müüdud. Kõik asjad müüdud. Ma jõutasin linkile. Et see nii oleneb nagu ja see karakter on minu meelest kõige olulisem. Aga vaata, see ongi tegelikult, ma isegi arvan, et ei ole see, et nagu mis nii-öelda, et sul oleks mingi hull karakter, vaid lihtsalt see, et sa oled sina ise. Täpselt. Ja see on hullult ka tegelikult see, kus ma tahan sotsmeedias jõuda, et must nagu tekiks see julgus, et ma ongi räägin ja chatin. Sinu arvamus nagu loeb, nagu rohkem. Kõik nagu justkui usaldavad sind. Et see on nagu äge asi, kuhu jõuda, nagu, et sinu sõna nagu maksab nii-öelda natuke. Mul on nüüd ka näiteks Snapchatis tekkinud nagu mingi siuke ringkond veits, kus me nagu saadame mingeid siukseid videoid, ala nagu paneks story'sse mingeid siukseid jutustamisasju, on ju. Ja siis ma alati iga kord vaatan ja mõtlen ka, et nagu
kui need inimesed oleks nagu niimoodi enda sotsmeedias, nad oleks üliedukad, onju. Ja noh, enda pool mõtlen sama nagu, et kui ma julgeks siukseid asju postitada, ma tean, et see läks peale, onju. Aga noh, see julgus, et võtta see, et sa oledki nagu null filtrit ja räägid kõigest üliraske tegelikult nagu. Ma vahepeal saadan ka Snapis nagu oma sõbrannadele, nagu põhimõtteliselt Snapi kasutangi, et mingi paari sõbrannaga rääkida, vaata. Ja siis ma saadan mingi ülinaljakaid videosid, kus ma panen niukest kildu. Ja siis ma vaatan see videot, mõtlen, issand, kui ma selle TikToki praegu paneks, saad aru. Aga ma ei julge panna, vaata. See on nii palju mingeid asju, mida ma nagu kardan. Et see ei ole see, et ma ei karda postitada, vaid pigem see, et näidata ennast nagu nii toorelt nagu. Et see on raske lihtsalt, sest seda võib sinu... Vaata, mida tooremalt sa ennast näitad, seda raskem on neil sind nagu haavata. On jah. Et see on siuke nagu... Ja see on nii veider, vaata, sest noh, jälle mõtled nagu enda peale, ma olen näiteks üli ilma filtrita inimene kõigiga, on ja ma olen ülisavi. Ja siis on mingid siuksed hetked ja seal isegi ei ole midagi seal videos, aga ei julge panna aga nagu. Midagi on, vaata, et see on nagu nii, sa oled seal teinud nagu just ainult ise endale, vaata, et sul nagu kaob täielik see, et sa ei ole nagu, sest noh, öeldakse ikka ju, et sa oled iga inimesega ikkagi mingi teine versioon natukene, kas või nagu milligramm on ju, aga sa teed selle video endale ja siis sa mõtled mingi pekk. Okay. Ja mul on tunne, vaata, seal on vist ka veits nagu eriti Instagramiga minu arust see, et vaata, sa lood sealt mingi nagu kuvandi endast ja siis on see, et kui ma nüüd panen nagu ühe mingi siukse täiesti teise äärmuse video, siis see on ka veider, on ju, et siis ma pean... Mis sul juhtus? Et siis ma pean ju jätkama seda stiili, on ju. Et see on nagu... Mõned teevad nagu seinast seina. Mis on ka väga hea. Jah, on iseenesest. Okei. Ühesõnaga nii palju erinevaid versioone, aga sai tegelikult arutatud. Ja väga huvitav, et sellest saab ju kunagi ka jätkuloo teha, et kui teile meeldis ka, et saame võtta võib-olla ette ka mingid huvitavamad influencerid, mis koostööd nad teevad, on ju. Et see on ju kõik avalik info. Jah, aga selge. Ma ei tea, paneme kotid kokku tänaseks. Paneme kotid kokku, jah. Ja ma ei tea, noh, julgustus on selles mõttes, et tegelikult on nii lihtne olla influencer, kui sa tahad nagu, et lihtsalt siuke kättevõtmise asi ja vahel peab nagu pimesi usaldama ka neid veidraid kirju. Ei konkreetselt ja mõtle selle peale, et iga heit kommentaar on sinu algoritmi kasuks. Nagu iga heit kommentaar tõstab sind algoritmis. Mõtle, lase ära kustuta neid kommentaare. Ma kustutasin ka. Aga enam ei tohi. Ma kunagi kustutasin, kui öeldi mingi väga rõvedad asju. Ma ikka siiamaani kustutan, kui on ikka mingi väga rõve. Eriti, kui see on nagu mu näiteks pereliikme kohta. Vaata, et ma tegin mingi oma elukaaslasega video, vaata, siis tema kohta öeldi midagi, kes ma tundsin, see on nagu veits piiri, on ju. Et see peaks seal olema. Et inimesed on igasugused, aga üldiselt siuksed, et loll oled, jäta see sinna. Sa vastad talle, thanks. Ma armastan heit kommentaare, ma vastan alati et nii on ja tänu sellele saad sina kuulsamaks. Just. Nii on. Kuulge, aga selge, väga tore episood oli. Ma loodan ka teile meeldis. Ja kohtume siis juba järgmisel nädalal ja meil on ka külaline siis vist. Selge. Tšau! Tšau!